siin peab normaalselt. Seda kasutanud ka või? Ühe korra. Oota, siin peab sitaks ära võtma. Üleliigne siit võtta ära. Äkki 2 tükki isegi panna või? Ja peabki. Oota. Ole. Hea küll või? Hea küll, jah. Kott pähe. Tööd ei tee enam. Mina ei tea, miks mina pean seda tööd tegema. Puhas Sotton prügikasti. Mis sa siin paned? Okei, see sinna pidi võetud. Dig down. Või siis ootad või see paneb? Ja. Järgmine, ma ei tea, katki või ei ole järgmine katki. Lähme vaadata. Katki, jah? Palju jäid? Katki. Normaalne. Hea küll, jah. Lähed sööma, jah? Ma ei tea, kuidas sinuga on. Aga minul on küll see, et kui mul on miljon asja, millega vaja tegeleda, siis ma tegelen kõigega korraga. Vaata. Mul on vaja tegeleda. Siin mul video uploadib, eks olen, ja ma olin mäletan, meil koolis oli ka niimoodi, et uurimustöö või kontrolltöö tuli. Oli vaja kodus ära teha mingi asi. Siis õhtul. Oi kurat, homseks on vaja see esitada. Mingi, jah. Ma olin kogu viimasel hetkel tegin. Ma ei tea, mul on see stressi olukorras, ma nagu töötan nagu paremini. Sest no näiteks seda videot, ma olin 2 päeva, oli mul vaba päev, mitte midagi teinud. Jalad taevasse. Mitte midagi teinud põhimõtteliselt. Mängisin Farming Simulatorit. Aga nüüd siin teed tööd, siin põmm-põmm. Ma vaatasin, mul video vist uploadis ära juba. Sest ma olen enamasti siin panen videosi kokku, sest noh, mis mul siin muud teha. Täna on 9. august. Ma ei tea, millal sa seda videot näed, oota, palju vaja võtta. Täna on 9. august. Ma ei tea, millal sina seda videot näed, aga ma ei tea, miks see mul niimoodi on. Aga mul on niimoodi, et siis kui on tuli nii takus, kui takus saab olla, tikus takus, siis ma nagu olen kõvasti produktiivsem ja teen rohkem asju. Aga siis, kui ei ole midagi teha, siis ma kurat kipun kooserdama. Mina nagu funktsioneerin niimoodi, et mul on vaja seda. Aga minna! Ma ei tea, miks, aga mul on vaja seda.
paar asja on vaja teha ja rohkem mitte midagi, siis ma ei tee neid paar asju. Aga kui mul on 10 asja vaja teha, siis ma teen kõik korraga ära. Ma ei tea, mul on kuidagi niimoodi. Eelmine või jah, üleelmine video. Aga ma jäin poliismenile jäin vahele, ja. Tuli trahv. Ja trahvi summaks on $867 korda 2. Miks korda 2? Võt selles süsteemist ma siin tegelikult ei saa aru ka. Ma sain siis põhimõtteliselt selle eest, et mul ei olnud ülevaatus tehtud $867. Ja siis ma sain selle eest, et mul kindlustus ei mul mingi kindlust. Kõrd ma ei saa aru. Üks on see, et uninsured motor vehicle on road, uninsured ja siis on unregistered. Et mul ei olnud mul mingi kõrdi kindlustus oli peal. Ma ei tea igatahes. Ma sain sellest, et mul liikluskindlustust ei olnud ja see, et mul ülevaatust ei olnud. Aga mingi kindlustus, see võib-olla, ma ei tea, kurat. Igatahes $1900, sellest päris äige, ma ütlen nüüd, Eestis saaksid, no ütleme $1200 saaksid Eestis trahvi. Ma ütleks ikka jala õdisema, eks olen ju. Aga siin on nagu see, et noh, ma teen siis 3-4 päeva teen politseile tööd siis. Ei ole probleemi. No, muidugi see ka, et mina mõtlesin, et ma saan selle eest ka veel, et mul ei ole nii-öelda nagu, ma ei tohi tegelikult sõita siin Austraalias enda Eesti lubadega. Seal on see, et kui sa oled vist mingi, näiteks 3 kuud või pool aastat oled Austraalias olnud, siis sul peab olema see international mingi luba. Minul seda ei ole. Siis kui poliismen küsis dokumenti, vaatas mu dokumenti, ütleb, millega sa sõita võid üldse. Sest tal oli Eesti juhi luba oli käes. Ja tema ka ei teadnud, millega ma sõita võid. Ma ütlesin, motoradas, rekka ja siis auto. Et tegelikult oleks saanud mulle selle eest ka väänata mingi 6 sotti. Seda ta ei teinud, see hästi läks. Muidu oleks saanud mingi 1500 € trahvi. Aga päris haige mõelda, et ma sain põhimõtteliselt mingi Eesti mõni inimene saab 6 palka nii palju, kui ma trahvi sain reis. Ja võrrad poliismen seal koha peal oli jumala tore, ma ütlesin, et noh, võib-olla saan hoiatusega. Jah, rasuslike. Mul on väikse litaka. Ja kus juures ma mõtlesin sellele, et see on esimene trahv minu elus nii-öelda poolismännide poolt. Kiiruse ületamisi olen ikka saanud, aga ma olen nii-öelda nagu kaameratega saanud. Aga niimoodi, et midagi häda on. Niimoodi esimest korda, korrad simmasin, esimest korda Austraalias olen ja kus mina pean teadma, et vennasid ei saada mulle meililist Eestilist. Minust tuleb, kui sul saab ülevaatus saab läbi, siis sul tuleb meilile. Peaks olema see, et sul saab ülevaatus läbi kohe. 4 kuud sõitsin ülevaatused. Ja nagu nüüd ülevaatus, mis minu ülevaatus oli? 10 minutit läks aega, helistasin kuskile asutusse, ütlesin, et tahan ülevaatust. Okei, maksa siia ära, ülevaatus olemas. No mis kuradi ülevaatus see on? Ma saaks aru, kui keegi vaataks mu auto üle ka. Ma pean selle trahviga ära maksma mingi aeg. Nüüd jääb meelde, sinul ka, kui sa siin Austraalias oled. Sul ei tule mingit teadet, kui sul ülevaatus läbi saab. Meilil igatahes, võib-olla kirjana tuleb, aga igatahes ei tule. See ka. Ole valmis litakat maksma, kui ära ei tee. Kui endal meeled ei ole. No see summa siin nii-öelda südamelööki vahele jätta ja köhima, isegi köhima ei hakka selle summa peale. Ütleme, elu ei muutu karvavõrti.
selle nüüd ära peab maksma. See on päris mõnus. Video on uploaditud. Üks asi jälle tehtud. Aga ühte videot hakkame veel kokku panema. Seda, mida sa praegu näed, seda ma hakkan kohe kokku panema. Meil on siin Džinis uus Robinson. Uus töötaja. Tulid tööle või? Ja. Tulin tööle! Aga praegu on siin katki. Kõik on katki. Räägin siin, isegi salabuss või sellest nii vaikne on. Jah, selles ütles see, Anelle ütles ka sihukest asja, et muidu ta vaatab ka neid YouTube'i videosi, siis tundub, et noh, mis see töö on. Nüüd oled ise siin. Mitu päeva sa tööd oled teinud siin? 3 päeva? Ei. No kuidas on? Väga hea on. On. Ei, no mis, okei, natukene tead, hakkab kopsudele, aga kopsudele hakkab ja silmadele hakkab. Sa siin videos näed, et tundub tegelikult nagu lahe töö, tuled siia tööle, siis saad aru, et tegelikult on ikka väga perses tolmune ja... Minul on väga lõbus, ma ei tea, millest sa räägid. Ei no meil oli ka lõbus, esimene nädal aega, meil oli väga lõbus siin. Me oleme nüüd 3 kuud olnud siin, nüüd ei ole enam nii lõbus. Aga ma üritan uuesti hoida seda uut energiat. Hoia uut energiat, jah. Aga ma ei teagi, nad seal väljas midagi parandavad, jah. Ega mul see ka ei tõmba, see kollane, vaata. No see... Mitte midagi ei tõmba. Nad panid kinni selle. See on tehase plaan ja ma üritan sulle selgitada seda nii hästi, kui oskan. Vasakult lähevad pallid sisse ja siis Sotol läheb esimesse puhastustsüklisse, kus võetakse suurem praht välja. Siis on teine puhastustsükkel, kus puhastatakse väiksemad tükid. Seejärel läheb Soton sellisesse masinasse, mis võtab seemned Sotoni seest välja. Ja lõpuks jõuab ta kohta, kus siis puhastatakse Soton. Tehakse Soton puhtaks, mitte ei võtta seda prahti välja sealt. Seal, kus Sotoni lõpupuhastus ja kus seemned välja võetakse, seal keldris ma sain aru, mida teeb. Siia seina äärde olevasse torusse kukuvad seemned ja sellest torust lähevad seemned hangaari. See ja see toru võtab selle viimase mustuse Sotoni seest. Sellest torust läheb viimane mustus siis nii-öelda prügimajja. Kõikidel torudel on peal sellised andurid. See on siis sädemeandur, kuna Soton on väga-väga tuleohtlik. Ja see isotoru, või noh, siin veel siis pole iso, aga siia kukub siis puhas Soton. Ja nagu sa näed, siis isotoru on ikka isotoru. Ja siis läheb Soton pressi, lint peale, kotti ja Filipe viib puhta Sotoni katus alla. Ja vaata, see on Filipe. Võtad su koonus kinni. Võtan su koonust kinni. Kurat, sul küüsed teravad. Võrdlu, Peni oota. Tahad süüa või? Kuhu sa lähed nüüd? Ei hakka sööma midagi siin. Oot! Kuhu? Mis asja? Lubasin süüa sul või? Lubasin süüa päris kuradi toksik peremees sulle ei luba süüa. Panen sul siia, et siis selle sipelgad ei söö seda. Oot, mis asja? Bon appetit. Täna on vaba päev. Tahad tuppa ka tulla või? Madleme. Rear naked joke, oled seal mul singul, et ma olen MMA-s käinud. Tee käerauad lahti ja ma tahan suga kakelda. Tule. Panni. Kiusa. Mis ta teeb sinuga? Noh, seal 3. päev tööl oli sul. Ja. Nii tore oli. Üliäge oli. Nii, nüüd 6 päeva oled olnud. Mis on kokkuvõte? 6 päeva kokkuvõte? No, sa nägid, mis seisus. Hästi. Tahad rääkida, mis seisus. Silmad olid märjad ja nii raske. Mul on nii raske. Üks öö oli tegelikult raske, aga muidu ütsi.
nii lahe, ei see on nii lahe töö, see on nii lahe töö, järgmine päev. Veits oli küll, jah. Mind süüdistada, vana hea. sa ei naesid üle. No mis ma teha saan siis? Pai teha näiteks. Ei ole mingit pai. Karm kasvatus. See on ikka kõrd tegelikult päris haige mõelda. Kui palju ma olen selle 2 viimase aasta jooksul, ma isegi ei ole 2 aastat seal Austraalias olnud. Kui palju ma selle aja jooksul olen reisinud. Ma arvan, et ma olen reisinud rohkem kui. No tegelikult elu jooksul ei saa öelda selle pärast, et kui ma noor olin, siis vanematega me käisime iga pool reisimas. Iga aasta oli nüüd kuskil Kuurot linnas, käisime reisimas. Ja nüüd ma seekord olen jälle siin Sydney lennujaamas. Rääkisin küll vahepeal, et pole mingeid videosid teha, aga nagu elu on ikka põnev. Kuhu ma lähen seekord? Seda saad järgmises videos teada. Järgmine video tuleb päris põnev. Aga see on küll haige, et siia Sydneysse sõitmine. See on ikka haige asi. Mõtle, ma sõitsin jälle sealt Moreest Sydneysse sõitsin 7, põhimõtteliselt on sama, et nagu sa sõidaksid Tallinnast, sõidaksid Riiga lennuki peale, põhimõtteliselt, umbes täpselt. No ei sõida ju, aga vaata, ma sõitsin. Ei ole üldse hull tegelikult, aga siin Sydneys autoga sõitmine, see on ikka see on ikka päris haige asi. Sydneys siin need teed, need on nii kuradi kitsad, autoteed, need on nii kitsad, et kui sul on mingi suurem maastur, siis sa põhimõtteliselt oled üks rehv on ühe joone peal ja teine rehv on teise joone peal. Ma olen kohe lennuki peale, 13 tundi otse lend, aga jah. Keegi mul eelmine kord, kui ma kuskile Filipiinidele vist läksime, siis keegi küsis, et kus ma enda auto panin. Siuke koht nagu Space Shooter Parking. See on kõige soodsam, mis mina nagu leidsin. Ma lähen praegult 10 päevaks, nädal aega, midagi taolist. Ja siis sinna oli see, mis mina nagu netist leidsin, see oli kõige soodsam variant. Panen auto sinna, toovad sind bussiga siia lennujaama ja tagasi samamoodi. Mingi $20 oli võib-olla päev, midagi sellist. Ütlen ausalt, ma pole täna väga midagi söönud. Aga mis mul on see, et ma tulin siia lennujaama, kuidas sa siis lennujaamast oled niimoodi, et sa ei võta seda õlle, eks ole. Ma nägin, et seal oli valikus, oli pint ja oli veel kann. Ma võisin kannu. Ja ma tunnen, et korrat mõjub. Ma nüüd lähen lennuki peale. Ma arvan, et ma ei hakka sulle praegu ütlema, kuhu ma lähen. Ütlen ausalt, minu jaoks on see väga põnev reisis. Järgmise video ma alguses. Sa saad aru, noh. Mina tegelikult ootan põnevusega seda, mis nüüd järgmine video on. Ma nüüd ei tea, kas ma sellest reisist teen 1 video või 2 videot, aga ma nüüd lähen selles suhtes, kui sa nüüd oled Instagrami jälgija, siis sa juba tegelikult teaksid, kuhu ma lähen, kuhu ma peab minema. Seekord on nii. Järgmine video oleme kuskil teises riigis. Sandra! Sandra! Oye,